Räägime kontol seadete määramisest ehk seadistustest. Kõige üldisemad parameetrid leiate seaded üldseadistused alt ja siit määratakse, kuidas teie konkreetne konto toimib. Kõigepealt siin on sellised üldised parameetrid, näiteks regioon või tegelikult parameeter on ta country ja praegu on EE, sest see konto on loodud Eesti arvutist, IP aadress on siis Eesti oma olnud ja sellega seoses on regiooniks vaikimisi EE. Te ise seda muuta ei saa, kui te peaksite tegutsema tegelikult näiteks Soomes või Rootsis või kusagil mujal, siis tuleks pöörduda meie helpdeski poole ja me saame selle ära muuta. Vaikimisi keel. 3 keelt on, need keeled on ka siit siis kohe näha vaikimisi ja võite määrata mingi teise keele vaikimisi back-office'i keeleks. Kassas määratakse keelevalik eraldi, aga loomulikult, kui te kassas olete valinud default, siis see sõltub ka sellest, mis siin konto alt valitud on. Järgmiseks ajavöönd. Kõik Eesti kontod on siin ajavöönd Tallinn, teistel kontode puhul tuleb siis vastavalt valida nimekirjast lähim linn ja nii saab korda. Edasi kuupäeva formaat. Kõikidel Eesti kontodel on ta formaadis päev, aasta. Vajadusel saab muuta ja näiteks USAs on hoopis aastaarv kõige esimesel kohal. Arvuformaat. Eestis eristab täisosa ja detsimalosa koma. Näiteks USAs on hoopis see koma tuhandike vahel ehk sellise eripäraga tuleb arvestada. Valuuta. Vaikimisi on Eesti kontodel valuutaks euro. See tähendab seda, et kõik ost ja müük konverteeritakse eurodesse, eurokursi alusel teistest valuutadest. Teisi valuutasid saab lisada seaded, müügiarvete seaded ja valuutad alt, anda ka käsitsi siis vastava kursi ja seda saab siis ostu- ja müügidokumentidel jooksu pealt ka vahetada või muuta ja saate nii müügil kui ostul valida teile sobiva eelnevalt kirjeldatud valuuta. Ja kursi järgi konverteeritakse kõik, nagu öeldud, eurodesse. Majandusaasta alguskuupäev. Ka ERPList on võimalik võtta aruandeid, mille perioodiks on majandusaasta ja selle jaoks tuleks siis määrata, mis päevast ja mis kuust algab see uus majandusaasta. Et see ei pea tingimata olema 1. jaanuar, aga mis seal salata, enamikel juhtudel see nii ka on, et 01 on väga õige valik ja punkt vahel. ERPList saab müügi aruandeid võtta Excelisse ja seda siis kas XLS-i või CSV-na. XLS-i puhul on asi korras, täiendavaid parameetrid anda pole vaja, aga CSV korral tuleks siis määrata ka, milline on väljade eraldaja, et kas ta on semikoolon või koma ja see siis siia kirjutada. Redigeeri pluginad all on teile spetsiaalselt tehtud lisad. Sisuliselt on see programmi avatud tekst ja sellega seoses vaid asjatundjal on mõistlik seda avada, sest teatud lisamärkide
lisamine võib selle plugina töötamise ära rikkuda ja seega ei tööta enam see programm korralikult. Edasi arvete ja müükide siis parameetrid. Kõigepealt tuleks arvestada, et arvete sisestamisel peaksime me valima eelnevalt loodud toote. Et niipea, kui te kirjutate ta vaba tekstiga või eksite toote valimise käigus, jätate ta välja valimata, siis igal sammul salvestades, kinnitades, järgmist dokumenti lisades või tehes sellest, küsib ta üle, kas sa soovid luua uue toote. Teine variant on muidugi see, et see toode luuakse automaatselt ja sellisel juhul on teil pooliku kirjeldusega tooted, mis ka ilmselt näiteks e-poe kontekstis absoluutselt ei sobi. Et parameeter, mida ei ole mõistlik muuta, aga millega tuleb lihtsalt arvestada. Edasi vaikimisi maksetähtaeg arvetel. Kui te mitte midagi ei tee, siis on ta 14 päeva. Ja kui te soovite, võite te loomulikult selle muuta ka lühemaks või pikemaks ja vaikimisi sellega siis arvestatakse. Loomulikult saate te igale kliendile panna tema vaikimisi maksetähtaja, mida sellele kliendile arvet tehes siis kasutatakse. Edasi ümardus. Üldiselt Eesti kontodel ümardamist ei kasutata, sest Eestis on ka 1 sendised kasutusel, aga teistel kontodel võib olla, on vajadus ja vastavalt siis ka ümardatakse. Ka näiteks Soome kontode puhul tegelikult backendist neid arveid ei ümardata, küll aga on see 5 sendi ümardus võimalik panna kassast peale. Siis selline parameeter, et võimalda müügiarveid teha ka ettevõtte kontaktisikule. Ehk kui me oleme kirjeldanud firma, oleme firmale määranud kontaktisiku, siis selle linnukese olemasolul saan ma kliendi kohale valida ka selle ettevõtte kontaktisiku ja teha talle siis arve, ilma et ma peaksin seda isikut lisama eraldi klientide alla. Järgmiseks valimeetod maatriks toodetele erihinna määramiseks, et ta on aktuaalne ainult maatriks toodete korral ja juhul, kui me kasutame hinnakirja ja just erihindasid, mitte allahindluse protsenti tootegruppidele. Siin on nagu põhimõtteliselt läbi kogu programmi siis kehtiv parameeter ja vaikimisi on, et iga variatsioon ehk eraldi värv, suurus, materjal ja nii edasi, mis on dimensiooniks valitud, on siis hinnakirjas eraldi reana. See võimaldab meil neid hinnakirja hindu importida ja ka eksportida. Juhul aga, kui me valime hinnakirja maatriks toote, siis seesama erihind kehtib kõikidele suurustele värvidele ja see tähendab ka seda, et ma ei saa variatsioonidele eraldi hinda määrata, et see eeldabki, et maatriks toote kõik variatsioonid on samade hindadega esiteks ja teiseks ma ei saa importi kasutada, et ma pean neid hinnakirju haldama käsitsi. Ja loomulikult peaks kogu programmi hinnakirjade ulatuses olema seesama põhimõte, et erihinnad kas siis on vaid iga variatsioon eraldi või vaid maatriks toot. Et segamini hinnakirja ridadega hinnakirjad ei toimi.
Edasi tellimuse parameeter. Siin on 2 valikut. Esimene valik, et tellimus loetakse täidetuks ehk siis bronn vabaneb, kui kliendile saadetakse kaup välja. On selleks siis saateleht või arvesaateleht. Teine variant on siis, et me kohustame ka väljastama pakkelehte. Pakkeleht on selline dokument, kus hindu ei kuvata, kus on ainult siis kaubaread ja kogused, võib-olla ka kaal, võib-olla ka laoaadress. Ja see on nagu lisaliigutus, mille tuleb siis teha, et muidu tellimust täidetuks ei loeta. Edasi müügitellimuse osalisel täitmisel tellimus poolitatakse. Et juhul kui me võimaldame nii-öelda osalist tellimuste täitmist, et need read, mis siis jäävad täitmata, omavad või nendest koostatakse uus tellimus sama põhinumbri osaga ja siis nii-öelda murru osaga, iga variatsioon siis eraldi olevat, mitu korda jagatakse, siis kindlasti tuleks seda soovitada, et see on märgitud, see võimaldab meil paremini tellimusi hallata, sest muidu me peame nagu ise neid jälgima ja ootama siis ära, et kogu tellimuse täitmiseks on kaup saabunud ja siis alles saame müügitellimusest arvet teha. Võib määrata ka sellise parameetri vaikimisi uus müügitellimus ei broneeri kaupa. Väga üksikud kliendid sellist varianti kasutavad. Kindlasti tulebki arvestada, et siis me ju ei näe, et kui palju kaupu on broneeritud. Me ei saa sellele tuginevalt ka kaupa tellida. Nii et ega see väga mõistlik ei ole määrata. Seoses detailsete komisjoni tasudega töötajatel võib olla vajadus kassas ja arvetel igat arverida siduda teenindajaga. Et siis loetakse selle rea müüjaks sellel real valitud teenindaja ja sobib ta näiteks sellisel juhul, kui müüb üks isik, aga arve ise vormistab teine isik. Selline parameeter laekumata arvete aruandes kuvatakse ka krediitarveid. Raamatupidamine üldiselt armastab seda parameetrit, et kui nad seda soovivad, siis võib selle neile tõepoolest peale panna. Korjeleht ja tarnetõrke aruanne lubavad tellimusi osaliselt täita. Et see tegelikult toetab seda sama poolitamist. Ehk kui me lubame korjelehte ja tarnetõrke aruannet osaliselt täita, siis tegelikult vastavalt ka kuvatakse, et kui ma seda linnukest ei pane, siis korjelehele tulevatel tellimustel peaksid olema kõikidel kaupadel kaubakate. Kui ma aga tegelikult tahan neid ikka osaliselt täita, siis peaksin ma selle linnukese siia panema. Arvelduskäsk. Võimalik, et selles etapis te veel ei tea, mis asja need arvelduskäsud teevad. Arvelduskäsud on kommunaalmaksete jaoks. Need võivad siis olla perioodilised rendiarved, kas kuu alguses, kuu lõpus, aga ka näitudel toetuvad näiteks vesi, elekter, kanalisatsioon ja nii edasi.
gaasiarved. Et sellisel juhul on tõepoolest tehtud ka või kirjeldatud arvelduskäsud, loomulikult peab kasutajal olema sellele moodulile siis õigused ja nüüd see parameeter konkreetselt reguleerib nendele arvelduskäsu alusel tehtud arvetele krediiti tegemist. Ehk kui krediit on tehtud, ilmselt me peame saama samaks perioodiks uue arve koostada ja seda siis parameeter ka võimaldab. Edasi püsikliendi punktid. Püsikliendi punktid, nende korjamine ja reeglite määramine on olulised vaid juhul, kui kasutatakse kas kassat või on meil kasutuses e-pood. Kui kumbagi nendest kasutuses ei ole, siis ju võib neid püsikliendi punkte korjata, kuid nendega ei ole midagi peale hakata. Aga nendel kahel juhul, kassa ja e-poe korral, siis tõepoolest võib anda reegli, kuidas neid püsikliendi punkte korjata. Üldiselt oleks mõistlik, et neid punkte ei teki komadega, et pigem las neid punkte tekib rohkem, et miinimumväärtus võiks olla 1. Ja need püsikliendi punktid võivad kehtida siis teatud arvu kuid, mis tähendab siis, et kui nad on tekkinud rohkem kui 12 kuud tagasi ja siia märkida 12, siis need punktid kustutatakse ära. Ja vastavalt eeldatakse, et teatud aja jooksul kulutatakse need püsikliendi punktid ära. Püsikliendi punkte saab kulutada müügikampaaniate käigus, kus siis teatud arv punkte annab summalise allahindluse. Järgmiseks komisjonitasu. Komisjonitasu võib siis olla osa töötaja palgast ja siin saab anda põhimõttelise reegli ja selleks on siis kas töötajal on määratud komisjonitasu protsendid netomüügist või tootekaardil on määratud konkreetne komisjonitasu summa. Nagu aru saada, see summa eeldab, et müüakse suht kalleid asju ja müüki ise on vähe, et ta peab ikkagi saama mingi täisosa summa igalt müügilt. On see siis korterite, autode, juveelide, kasukate müük. Ja juhul, kui siia on määratud protsent, siis saab anda üleüldise protsendi, mida siis arvutatakse komisjonitasu aruandes, aga see võib olla ka töötaja kaardilt täpsemalt seadistatud. Järgmiseks müügidokumentide väljatrükid. Need väljatrükid on seotud siis eelkõige standardväljatrükkidega. Ehk need parameetrid Action Reportsi ehk kohandatud väljatrükke ei reguleeri. Tõsi, ega ta väga vastuolus ka olla ei tohiks, et näiteks viitenumber, et see võib siis olla kas kliendipõhine automaatselt genereeritud ehk ei pea midagi tegema. Ta võib olla kliendipõhine, kliendikaardi käsitsi määratud või arvepõhine. Esimene ja kolmas mingit käsitööd ei eelda ja mõningal juhul ei soovita üldse sellist viitenumbrit saadagi ja võetakse see lahter tühjaks. Aga kui viitenumbrit üldse ei valita, siis ka kohandatud väljatrükil ei ole võimalik teda saada, sest vastaval juhul arvele lihtsalt ei genereeritagi seda numbrit. Toodete väljatrükile saab siis määrata mitut koodi. Selleks võib olla firma oma kood, EAN kood, kood 3, kutsutakse ka hanki või intrastati koodiks või tootja kood. Kindlasti tuleks arvestada, et müügi käigus saab tooteid valida firma oma koodi ja EAN koodi või toote nime minimaalselt 3 märgi järgi.
et kood 3 ja tootja koodi seal kasutada ei saa, et seega nende tähtsus siin väljatrükis kahaneb oluliselt. Pakkelehel saab kuvada paraku ainult ühte koodi. Et kui müügidokumendi väljatrükil võis neid mitu määrata, siis pakkelehel ainult konkreetne. Esimene valik võtab siis need samad koodid, mis arve saatelehel määrati, ülejäänud on siis vastav. Pakkelehe ja seda kutsutakse vahetevahel ka väljastusaktiks, seda saab siis sorteerida toote nimetuse, toote koodi, EAN-koodi, kood 3 või tootja koodi järgi. Ja kui mitte midagi määrata, siis on ta vaikimisi järjekorras. On võimalik siis trükkida välja ka ribakood. Saab määrata, millistele dokumentidele ta trükitakse ja millest ta siis genereeritakse. Et sinna siis lisatakse oma reegel juurde. Väga populaarne see ei ole, kuigi vastuvõtjal võib-olla on selle alusel lihtsam tooteid sisse võtta, et saab seda teha dokumendi väljatrükist juba skaneerides. Edasi on selline võimalus nagu, et arvetele trükitakse vaikimisi allahindlusprotsent. Tähendab see siis seda, et kui ta linnukesega on määratud, siis ta on ka igal konkreetsel arvel linnukesega märgitud ja kui mitte midagi ei muudeta, siis ta ka välja trükitakse. Kui aga seda üksikul juhul ei soovita välja trükkida, siis võib selle konkreetse arve alt alati eemaldada ja salvestada selle arve. Ja sellisel juhul teda välja trükita. Kui aga pigem vaikimisi ei soovita seda allahindlusprotsenti kuvada, näiteks tootekaardi hind on võib-olla 0 ja kõik käib hinnangina hindade alusel, siis see allahindluse protsent on imelik number ja sellel pole erilist mõtet näidata sellist numbrit. Ja seega me võtame ta siit maha ja kui me nüüd üksikutel arvetel soovime kuvada, siis me saame selle märkida. Arvetele saab panna lisateksti, saab siis kõigis 3 põhikeeles ja saabki siia siis selle vaikimisi teksti panna. Edasi võib ka siis sellele arvele selle dokumendi numbrit ennast kuvada ribakoodina. See võimaldab meil seda arvet lihtsamalt otsida, et me lihtsalt skännime selle sisse ja sellega me saame siis mugavamalt dokumendi üles otsida. Edasi on võimalik trükkida müügiarvetele lahtrid arve vastuvõtja nime ja allkirja jaoks. Väga populaarne ei ole, aga kui ikkagi vähekenegi käiakse kaubal ise järgi, siis ilmselt sellist kohta tasub märkida, sest siis on see koht, kuhu see allkiri võtta. Lisaks võib trükkida arvetele, arve saatelehtedele loetelu laekumistest. Ta kuvabki siis sellist loetelu laekumistest ja märgib ära ka tasumata summa. Suht samaväärne on trükiarvetele, arve saatelehtede kliendi saldoteatised. Info on enam-vähem sama, lihtsalt erineval kujul näeb välja. Ja sama võib rakendada siis ka ettemaksu arvetele, et üldiselt mõistlik. Siis on võimalik trükkida tšekile kinkekaardi jääk. Et see kinkekaardi jääk
on võimalik siis e-bossi puhul, mida enam väga ei kasutata, Berlin bossil on ta kavas siis panna jällegi väljatrükitavaks, et praegusel hetkel sellel ka väga sisu ei ole. Koondarve väljatrükk. Et oleks täpsemalt jälgitav, et kas me oleme kõik saatelehe read saanud koondarvele, on mõistlik neid ridu ka saatelehtede kaupa grupeerida. Ja sellisel juhul tuuakse välja saateleht, kellele ja kuhu ja selle all siis sellest saatelehest võetud konkreetsed read. Ja nii näeb see väljatrükk parem välja. Ja kui seda mitte määrata, siis lihtsalt need saatelehe numbrid tuuakse märkuste all siis selle koondarvel välja. Uudse asjana on võimalik müügidokumentidel kuvada QR-koodi, et see siis on selline märk siin päris jalus kohal ja selle koodi alusel on siis võimalik dokumenti lugeda ja tema autentsust määratleda. Ehk sellega me välistame dokumentide, fiktiivsete dokumentide genereerimise. Aga vajadusel võib sellega eemaldada. Faktooringu teade. Juhul kui meie ERPLi kasutajal on pangaga sõlmitud faktooringu leping, tuleks sellekohane info ka arvetel esitada. Ja selle jaoks ongi siis see faktooringu teksti vajalik, et midagi taolist, et käesolev arve alusel olev nõue on loovutatud aktsiaselts SEB liising ja kõik arvel toodud summad tuleb maksta AS SEB liising arvelduskontole bla bla bla. Ja nii edasi. Vastavalt tuleb ka sellele kliendile märkida, et tegemist on faktooringu kliendiga ja sellele kliendile vormistatud arvetel siis see vastav tekst siia ka määratakse. Edasi pöördkäibemaks ehk pöördkäibemaksu tekst. Osadel arvetel peab ta siis olema välja toodud, näiteks kui müüakse metalli. See tähendab seda, et käibemaksu ei tasu mitte müüja, vaid ostja. Ja müüja peab vaid arvetel välja kuvama, et tegemist on pöördkäibemaksuga ja kuvama selle summa. Ja ostja ise tasub käibemaksu otse ostu eest Maksu- ja Tolliametile. See tähendab siis seda, et käibemaksude all kirjeldatakse pöördkäibemaks, seal on sellised eraldi parameetrid olemas, et tegemist on pöördkäibemaksuga ja vastavalt alati, kui kasutatakse seda pöördkäibemaksu arvel, kusjuures kõik read peavad olema siis nende pöördkäibemaksuga. Me peame tegema eraldi arve pöördkäibemaksuga toodetele ja tavalistele toodetele. Ja siis, kui meil on dokumendil need pöördkäibemaksuga read, siis sellele lisatakse vastav tekst juurde. Päris arve jalusesse võib märkida ka siis lisateksti arve jalusesse, näiteks täname teid ostu eest või oleme avanud uue e-poe või midagi sellelaadset.
Edasi on kassatšekke puudutavad parameetrid. Need on viidud nüüd natukene lahku teistest dokumentidest, need kassatšekkide väljatrükke puudutavad parameetrid. Saab anda siis teksti sularaha tšeki aluses. Et vaikimisi trükitakse tšeki alusesse täname teid ostu eest meeldiva kohtumiseni, soovi korral võib panna siis oma teksti. Ja lisaks võib siis määrata, millist koodi kuvatakse tšekil. No jällegi kood 3 ja tootja kood ei saa olla toodet otsimise aluseks, sellega tuleb arvestada. Ja üks kood on võimalik, kuna kassatšekk on niivõrd lühikene või kitsas, et ülearust rida ei tasu sinna väga määrata. Ja ta võib jääda ka tühjaks. Uue parameetrina on töötaja tunnus tšekil. See on tekkinud siis seoses GDPR-iga ehk isikuandmekaitse regulatsiooniga. Ja ta võib siis olla ainult töötaja ID-number, mille programm on siis ise genereerinud, ainult eesnimi koos perekonnanime esitähega või täisnimi. Edasi, kuidas me kuvame siis tšeki numbrit, et me võime ka seda kuvada siis ribakoodina. Ja kuidas me siis seda allendust määrame, et ka siin võib siis olla määratud, et meil on summaarne allendus. Ja sellele reale võib siis kassas anda ka oma nimetuse, on selleks siis püsikliendi võit või allendus kokku või nii nagu soovitakse. Lisaks võib ka tšeki väljatrüki teenindaja nime igal arvereal kuvada ja võib ka püsikliendi punktide summa kuvada. Et vastavalt siis sellised väljad lisatakse. Ja nii nagu arvetel oli seda kontroll ehk QR-koodi võimalik kuvada, nii ka tšekkidel. Tõsi, siin ta kuvatakse numbrina, aga teda võib ka eemaldada. Ka kliendi isikuandmete kaitsmiseks on parameetrid. Vaikimisi on küll kliendi nimi ja kliendi aadress määratud, aga üldiselt ei ole see väga soovitav, et pigem eraisikust kliendi puhul oleks mõistlik märkida kliendi ID, et siis on need andmed nagu turvatud. Ja firma puhul muidugi ei ole vaja teatud piiranguid rakendada, et siin võib olla firma nimi ja aadress välja toodud. Arveid saab Airbris saata e-postiga, vaikimisi uutel kontodel on see nii-öelda kinni keeratud, et jällegi kui teil annab teate meili saates, et pöördu helpdeski poole, siis seda tuleks ka teha ja me saame sellel konkreetsel kontol selle meilide saatmise lahti keerata. Lisaks on võimalik anonüümiseerida aadressid logides. See siis tähendab seda, et kui ma võtan mingisuguse dokumendi lahti või kusagilt mujalt selle meiliga saatmise logi lahti, siis ta kuvab mulle vaikimisi osa nimest tärnidega. Et selle mõte ongi siis kaitsta neid isikuandmeid. Aga soovi korral võib selle muidugi ka maha võtta ja siis, kui seda ei anonüümiseerita, siis kogu nimi on tegelikult näha. Saab lisada e-mailiga saadetavatele ostu-müügidokumentidele importimise võimaluse.
see eeldab, et näiteks teie müügidokument on kaubasaajale ostudokument ja mõlemad peaksid kasutama ERPLi programmi ja sellisel juhul tuleks siia lisada ka üks linkfail, et meiliga see läheks kaasa ja kaubasaaja mailboxist võttes selle meili lahti, saab selle lingi kaudu siis logida sisse ja saab avada selle teie müügidokumendi kui ostudokumendi. Eeldab see muidugi, et klient ja hankija info on õigesti määratud ja tooted on ühtemoodi kirjeldatud. Sest kui tootete koodid on väga erinevad, siis ka sellel asjal sisu ei ole. Tihtipeale tütarfirmadega või kui on firma mitu kontot, üks teeb hulgimüüki ja teine teeb näiteks ainult jaemüüki, et nende vahel siis seda kaubavahetust lihtsustada. Arveid saab saata kas konkreetse töötaja e-posti aadressilt, eeldab, et töötajakaardis on ka see e-posti aadress siis olemas, või firma üldiselt e-posti aadressilt. Viimasel juhul peaks siis firma alt kuvatama meili aadressi ja kui igal filiaalil on erinev või igal kauplusel müügipunktil on erinev, siis tuleks see info sisestadagi vastava müügipunkti e-posti aadressi alt. Dokumendiga kaasa läheb kaaskiri ehk meili kaaskiri ja see võib siis igas keeles olla erinev ja vaikimisi saab teda siis panna ka kõiki 3 keelde, mis on siis valitud. Kindlasti siia lugupidamisega järgi ei tohiks uuesti anda firma rekvisiite, sest need tulevad automaatselt kas siis töötajalt või tulevad nad firma alt. Müügipakkumised, jällegi puudutab see standardväljatrükki, et standardväljatrükile on võimalik siis tootekaardil olevad pildid saada ja kirjeldusi vaikimisi ei saa, aga just nimelt pilt. Ja eeldab siis, et see on Linuxega määratud. Kui me räägime kohandavat väljatrükist ehk actual reportsist, siis võite sellise malli luua, kus on nii kirjeldused kui ka pildid. Midagi raamatupidajatele, saldoteatis ja maksemeenutused. Vaikimisi on nendel ka tekstid olemas, aga kui te soovite oma teksti märkida, siis saategi saldoteatise päisejaluse teksti märkida ja maksemeenutuse päisejaluse teksti märkida. Saab ka öelda, millist perioodi vaikimisi saldoteatistes kuvatakse, et kas see on kuu lõpu või aasta lõpu kokkuvõte, see on siis vahepeal muudetav, ja mida seal täpsemalt kuvatakse, et kuva maksemeenutused ainult üle tähtaja arveid, kui see maha võtta, siis kuvatakse kõiki ja vastavalt võib määrata ka linnukesega kuva saldoteatised vaid maksmata arveid, et muidu kuvatakse jällegi kõiki arveid. Edasi kassaparameetrid, nad on olulised vaid juhul, kui kasutuses on kassa, ehk kui jaemüüki ei teostata või teostatakse ainult arvete moodulist, siis need parameetrid mingit sisu ei oma. Saab märkida kõikidele kassadele ühise vaikimisi kliendi andmebaasist ehk erakliendi. Ehk kui ma müügi ajal ei vali mõnda püsiklienti, siis on selleks eraklient. Kassaversioone valida ei saa. Ajalooliselt võib olla, et on kasutuses ka veel Veepos, mida me tegelikult enam ei toeta, Touchpos, millele me ka enam uuendusi ei lisa ja POS-Berlin siis mida me täielikult toetame. On vaikimisi määratud, et kassaaruandes ei kuvata kassasahtli avamisi, sest muidu ta näitab
nullsummaga raha sisse-välja tehinguid massiliselt ainult sahtli avamise nupu vajutuse tõttu. Edasi on selline parameeter nendele, kellel on pluginad. Ehk kui kassaplugin on oluline, siis ta peaks olema vaikimisi peal, et need pluginad oleksid kohustuslikud. Kui aga nende pluginatega tekib mingisugune probleem, siis me kassat paraku kasutada ei saa ja võimalik, et me tahame siis, et need pluginad on kõik maha võetud ja siis me võtame selle lahtri tühjaks. Kassa kaalu või hinda sisaldavad ribakoodid. No tegelikult on toetatud ainult kaaluga ribakoodid. Hinna omad ei ole huvipuudusel Eestis rakendust leidnud ja seega ei ole ka nendes parameetrites selliseid võimalusi lisatud. Nimelt, kui pood müüb toidukaupu, müüb nii, et need kaubad on ette kaalutud ja kaaluetiketiga varustatud, siis me peaksime ka andma selle välja trükitud EAN-koodi nagu ülesehituse parameetrid siia. Et kõigepealt, et ta on siis kaaluga ribakood, et prefiks, et kõikide nende etikettide Word-koodi algusnumbriks on 27. Tuleb öelda ka tootekoodi pikkus, see sõltub natuke kaalu häälestusest. Ja muidugi meie tooted peaksid ka olema nii pikkade koodidega, need kaalutooted siis vastavalt. Mitu kohta jääb kaalule, siit natukene sõltub ka sellest, millise täpsusega antud kaal on. Ja siin on siis omakorda kaalukoguse täpsus, 3 kohta pärast koma, et nii saab tõesti klassikaliselt iga grammi täpsusega kaupu siis müüa. Ja loomulikult eeldab ta, et nendel 5-kohalise koodiga toodetel oleks ka ühikuks siis kilogramm, et muidu kogu see häälestus ei toimi. Edasi firma logoarvetel on siis võimalik standard väljatrüki saada ülekandearvetel firma logo, sularahatšekkidele firma logo. Kusjuures sularahatšeki puhul peaks selleks olema siis seadmeks, millega välja trükitakse tšekiprinter. Kui selleks kasutatakse kaarditerminali, siis paraku seda logo sinna tšekile saada pole võimalik. Ja ülekandearvetele võib ka siis ühe isiku allkirja jäljend pildina olla lisatud. Firma juhi tavaliselt. Edasi laoparameetrid. Siin on siis järgmised võimalused. Laotoodet võib müüa alati, et lubame ka miinusesse müügi. Päris alguses, kui käivitatakse, võib-olla pole veel jõutud ka kaupa sisse veel osta või arvele võtta, sõltuvalt siis firmast, on raske müügiga alustada, kui me juba kohe kontrollime. Kui meil laoseisud on algselt nullid ja me peame juba poe lahti tegema või hakkama juba müüma, siis müüki teostada ei saagi. Aga hiljem võib-olla tõesti määratakse siis, et laotoodet ei saa müüa, kui vaba laoseisu ei ole piisavalt. Seda kontrollitakse siis vaid arvete mooduli kaudu tehtavates müükides. Kassas see parameeter ei rakendu. Ja võib muidugi ka üldist laoseisu kontrollida ja sellisel juhul siis arvestatakse sellega. Juhul kui skeemiks on, et kaup läheb kõigepealt ühte lattu, mida siis tihti kutsutakse ka põhilaoks,
ja sealt siirdatakse seda kaupa siis filiaalidesse laiali, siis sellisel juhul see põhiladu oleks mõistlik määrata ka põhilaoks. See toetab laovarude täiendamist, et me saame siis kuvada ka selle põhilao seisu ja valida siis vastava filiaali lao ja suhteliselt lihtsa liigutusega teha siis lao liikumise tellimus põhilaost valitud lattu. Aga võib muidugi ka teha sellise liigutuse nagu kaupade liigutamine harulattu, et ka see eeldab siis põhilao olemasolu. Edasi sellised üldised parameetrid tootekatalogi jaoks. Nimelt tootekood peaks olema unikaalne, sama koodi ei tohiks teistel toodetel kasutada. Kui te selle vabaks lasete, siis võite kõik impordid, mida tootekoodide alusel tehakse, ära unustada. Et need enam ei toimi. Ehk ei ole mõistlik lahti lasta sellest parameetrist. Ja EAN-kood peab olema unikaalne, ehk siis vöödkood, triipkood, baarkood peaks olema unikaalne, et jällegi seda ei saa siis erinevatele toodetele lisada. Ja sama põhimõte, et kui ma olen selle vabaks lasknud, siis ma tegelikult ei saa enam EAN-koodi alusel importe teha. Siis on võimalus, et käsitsi tooteid lisades genereeritakse toodetele EAN-koodid. Ta eeldab, et müüakse tükikaupu ja ta tähendab siis seda, et need koodid algavad 20-ga, neil on rida nulle ja seejärel siis toote andmebaasi ID-number, mis kokku kõik annavad 12 kohta juba täis ja 13. kohale siis arvutatakse kontrollnumber. Kui nüüd aga tehakse importi, siis impordi käigus neid koode ise ei lisata, aga te võite alati pöörduda helpdeski poole ja paluda siis kõikidele puuduvatele EAN-iga toodetele neid genereerida. Järgmiseks parameeter e-poe jaoks, et vaikimisi on ta peal näita e-poes kõikidel toodetel, kõikidel uutel toodetel, mis tähendab seda, et kui te siis ühel päeval oma e-poe süngi saate tööle, siis need tooted kõik peaksid selle integratsiooni kaudu jõudma e-poodi, aga tihtipeale tahetakse ikkagi seda tasa ja targu kõigepealt proovida, vaadata enne kui päris siis integratsioon tööle pannakse ja võimalik ka veel, et kõiki tooteid üldse ei soovitagi e-poes kuvada, et need on võib-olla üksikud tooted, mida seal tahetakse näidata. Et on siis võimalik, et võetakse siis hoopis maha ja ise määratakse. On võimalik arvestada ostu- ja müügiarvetel kaupade kaalu, eeldab, et tootekaardil on siis neto- ja brutokaal olemas ja sellisel juhul need dokumendid saavad ka siis kaal kokku, netokaal kokku ja brutokaal kokku. Tooteotsing tagastab alati nii maatrikstooted kui variatsioonid. Üldiselt on ta maatrikstoodete puhul mõistlik määrata, et siis ma saan tooteid arvele valida kas konkreetse variatsiooni või otsin maatrikstoote ja valin selle ja programm pakub mulle siis ise välja, et milliseid variatsioone ma soovin kasutada. Erinevatel vormidel saab siis kuvada erinevaid koode.
Ka siin tuleks arvestada, et toodete otsimine käib ikkagi firma oma koodi ja EAN koodi järgi, et need teised on vähem tähtsad. Edasi suhteliselt uue parameetrina on, et toote lao aruandes lühendatud vaates kuvatav ladude arv. See on päevakorda tulnud seoses realisatsiooniladude vajadusega, ehk ladude arv hüppeliselt on kasvanud ja nende kuvamine võib osutuda problemaatiliseks. Ostutellimused, ostuarved. On võimalik siis ostuarvel transpordi ja muid kulusid kaupadele laiali jaotada, et kui see maha võtta, siis sellist võimekust programmil ei ole, see siis tõstab transpordikulu, aga võib-olla ka tolli ja teiste kulude võrra toodete laohinda. Neid lisanduvaid kulusid saab ühte lahtrisse märkida, et kui on vaja rakendada mitut erinevat lisakulu, siis need tuleks sinna lahtrisse kõik kokku liita. Ja selle võrra on siis laohind kõrgem ja kasumi arvestus ka täpsem. Ostutellimus, mis on programmist koostatud, loetakse täidetuks juhul, kui kas on hankija saatnud lihtsalt ostuarve, sellisel juhul neid koguseid ei kontrollita, või on saatnud viimase koguseni. Ja sellisel juhul muidugi programm võimaldab sellest ostutellimusest minna uuesti looma ostuarvet nii kaua, kuni ostutellimuse kogused täis saavad, aga alati on võimalik ka siis need mitte saabunud kaupade read kustutada. Et meie jaoks on oluline, et kui me enam ei taha, et sealt kaupa saaks vastu võtta, et me loeme ostutellimuse saabunuks, mitte osaliselt saabunuks. Programm oskab arvestada siis ostutellimuse või ostuarve hindade muutusi eelmise korraga võrreldes. Arvesse lähevad nii kõrgema kui madalama hinnaga tootete read ja ta kuvatakse siis ostuarvel sellise punase punktina, millel hiirega üle minnes näitab ta siis varasemat ostuhinda ja teavitab siis muutusest. Aga lisaks on võimalik panna siia meiliaadressid, kellele saadetakse siis vastavas sisuline meil, kui ostutellimuse või ostuarve hind varasema võrreldes on muutunud. Ja see võib olla ka, et saadetakse korraga mitme isikule, et need meiliaadressid peaksid olema lihtsalt komadega eraldatud. Mõnel juhul soovitakse ka ostuarvele trükkida müügihindu, et selline võimekus on olemas. Ja ostutellimuse ostuarve väljatrükil võib siis kuvada ka erinevaid koode, et vastavalt kuidas siis hankijad soovivad seda näha, aga vastav väli peaks siis olema ka täidetud. Lisaks võib trükkida ostutellimust ka ilma toote lao aadressita või ilma kaaludeta, aga võib trükkida ka ilma firma äriregistri numbri ja käibemaksuregistri numbrita. Ja loomulikult puudutas see standard väljatrükke. Lao liikumised. Lao liikumine eeldab vähemalt 2 lao olemasolu ja siis me saame teha lao liikumise laost lattu. Selle kinnitades liigubki siis kaup ühest laost teise ja sellele väljatrükil on võimalik saada siis ka kaupade müügihind. Ja programm võimaldab ka teha lao liikumisele eelnevalt lao liikumise tellimust. Kui see linnukesega on märgitud, et lao liikumise tellimus broneerib kaubad, siis sellest laost, kust see kaup on tellitud, on see kaup ka broneeritud. Maatrikstooted.
Üldiselt on mõistlik, et see parameeter, et kui redigeerida maatrikstoodet, siis muudatused kantakse automaatselt edasi ka kõikidele variatsioonidele, on peal. See tähendabki, et kui ma maatrikstootel muudan hinda, koodi, nimetus, siis ka variatsioonid saavad vastava muudatuse. Aga vastavalt vajadusel on võimalik ka teatud andmed välja lükata. Ehk väga levinud on, et kui paki suuruses sõltub siis variatsioon, ühesõnaga pakid on nagu erineva suurusega, vastavalt erineva hinnaga, siis netohind ja informatiivne laohind lülitatakse siit välja. Aga muidugi ka teised parameetrid võimalikud. Ladu ja ost. On võimalik lülitada sisse sellised lisavõimalused, et võimalda eraldi ostusaatelehtede ostuarvete sisestamist. See on vajalik sellisel juhul, kui kas kaup tuleb mõnelt hankijalt ostusaatelehega ja arve tuleb hiljem järgi. Me saaksime ostusaatelehega kauba juba sisse võtta ja ostusaatelehtedest teeme siis ostuarve, mille alusel me siis tasume selle kauba eest hankijale. Aga ka sellisel juhul, kui me ise võtame kauba realisatsiooni müügile, ehk me saame hankijalt ise kauba realisatsioonile. Ja ka sellisel juhul me siis ostusaatelehega võtame selle kauba sisse ja vastavalt müügiaruannetele koostatakse meile siis ostuarve ja meie teeme sellest ostusaatelehest ostuarve siis vastavalt, nii et ta vastab hankijalt saadud dokumendile. Lisaks on võimalik lülitada sisse tarnekuupäevade jälgimine ostu- ja müügitellimustel. Vaikimisi on see ka määratud ja on ka mõistlik. See siis tähendab seda, et kui mul on müügitellimusel täitmiseks kaupa ei jätku ja ma pean seda kõigepealt kas siis koondplaneerimise või laovarude täiendamise kaudu näiteks tellima. Ma koostan ostutellimuse ja ostutellimusel märgin ka oodatava tarneaja, ükskõik kas ma olen selle siis kogemuslikult saanud, et telefoni teel helistades üle saanud selle info või on mulle siis selle ostutellimusele vastatud, et jah, vot selleks konkreetseks kuupäevaks jõuab see kaup kohale ja ka siis sellele ostutellimusele on see tarnekuupäev määratud. See tähendab siis seda, et seda sama kuupäeva kuvatakse ka siis tarnetõrke aruandes, kus kuvatakse probleemseid tooteid. Seda kuvatakse müügitellimuste all ja seda kuvatakse loomulikult ka aruanded ost ja saabumata kaupade loetelus või juba hilinenud tarnete aruande all, juhul kui kaup selleks kuupäevaks ei laekunud. On võimalik lülitada müügiarvetel sisse ka allahindluse tagastuse põhjuskoodid. Põhjuskoode saab vabalt seadistada, aga selle parameetri korral iga kord, kui tehakse kas allahindlus või tagastus, siis tuleb kohustuslikult see põhjuskood ka valida. Ja seda siis vastavalt ka kuvatakse nendel dokumentidel. Lisaks võib kasutada ostus- ja müügis tarnetingimusi, jällegi vaikimisi on see määratud. See tähendab seda, et ladu ja tarnetingimused all märgitakse erinevad tarnetingimused, näiteks ise tuleb ise järgi ja nüüd nii müügil kui ostul on siis võimalik
vastavalt märkida ka see tarnetingimus siia juurde ja selle saab siis ka erinevatele väljatrükkidele. Lisaks on meil võimalik ise seadistada müügidokumentide algusnumbreid. Kui märkida see number vaid siia ja ta ei ole mitte mingisugune seeria 2 algusnumbrit, vaid ta on järgmise dokumendi number oma olemuselt. Ja see ei tohi sisaldada ka tähti, et ta on puhtalt number. Siis see rakendub absoluutselt kõikidele dokumentidele, kuigi erinevatel dokumendiliikidel, nagu pakkumistel, tellimustel, arvetel jookseb see number eraldi. Kui aga panna ka algusnumber arvetele siia lahtrisse, siis arvetele, arvesaatelehtele ja krediitarvetele rakendub üks number, sularahaarvetele niikuinii on oma numeratsioon ja ülejäänud dokumentidele siis siin sisestatud number. Ja lõpetuseks GDPR ehk Euroopa andmekaitse üldmäärus. Vaikimisi lubatakse igale poole ligi, et otsest takistust ühelgi kontol ei ole. Aga niipea, kui te panete siia linnukese luba ainult kinnitatud töötajatel andmetele ligi pääseda, siis tuleb ka sellele töötajale selline õigus anda, kes peavad ligi pääsema. Ja need, kes ei pea, nendel ongi klientide moodul suletud. Ja lõpetuseks salvestatud.